Tere! Mina olen Ülle Meren, olen proviisor ja Ida-Tallinna Keskhaigla apteegi juhataja. Ja mina räägin tänases koolituspäevas haava puhastamise vahenditest. Räägin sellest, mida ei tohiks teha ja räägin sellest, mida siis võib teha ja mis on mõistlik. Ja ma räägingi sellest teemast läbi erinevate müütide, mis on inimestele võib-olla omaseks saanud juba pika aja jooksul või mida armastatakse koduses keskkonnas teha. Esimene müüt, millest ma hakkan rääkima, on see, et arvatakse, et haava tuleb alati puhastada antiseptikumiga. See ei ole nii. Haava ei pea alati puhastama antiseptikumiga. Üldjuhul võib öelda, et kõik haavad, mis on tekkinud väljaspool haiglat, on mustad. See tähendab seda, et kui laps jookseb tänaval, kukub põlve ja tekib marrastus, siis võib-olla on selles haavas mulda, liiva, kivikesi ja muud visuaalset mustust, võib-olla isegi asfalditükikesi. Meil võib olla ka selline haav, mis on olmetekkeline, kus pealtnäha ei olegi mingit mustust sees. Küll aga on selles haavas alati teatud hulgal mikroobe, mis on meie elukeskkonnas, meie pindadel normaalselt tulemas ja nii satuvad need ka haava. Kõik sellised haavad ei ole põletiku ohuga ja kõigis nendes ei teki infektsiooni. Nii et esimese variandina ei pea alati kasutama antiseptikumi. Haavale ei tohiks manustada ka lokaalset antibiootikume, et need on ikkagi väga spetsiifiliste haigusnähtude puhul arstide poolt välja kirjutatavad ravimid. Antiseptikume kasutatakse ainult siis, kui meil on tõesti vajadus patsiendi infektsiooni kaitseks midagi rohkemat ära teha. See on eeskätt selliste patsientide puhul, kes on näiteks eakad, põevad mitmeid erinevaid haiguseid, nende hulgas näiteks diabeet, neil võib olla diabeetiline haavand. Need võivad olla vähipatsiendid, kelle immuunsüsteem on niigi nõrgestatud, kes vajavad sellist väga tugevat kaitset igasuguse infektsiooni eest või lihtsalt patsiendid, kellel on väga palju erinevaid haiguseid koos. Ja sinna juurde siis ka sellised patsiendid, kellel on väga suured ulatuslikud põletused. Aga seda pigem siis haigla kontekstis ja spetsialistide poolt soovitatuna. Mida igasuguse haavaga tuleb teha, on see, et kui me mõtleme sama lapse peale, kes vigastas oma põlve ja tema haav on must, siis alati tuleb seda puhastada. Ka siis, kui see ei ole visuaalselt must, on ta mikrobioloogiliselt must ja kõige parem haavahooldusvahend on kraanivesi. Tavaline hea kvaliteediga kraanivesi. Voolav vesi, see võib olla ka kaevuvesi, kui see on piisavalt hea kvaliteediga. Näiteks suvilas võib olla see kõige paremini kättesaadav vahend. Haiglas kasutatakse selle asemel küll näiteks steriilset füsioloogilist lahust, aga võib siis kasutada ka kraanivett. Teiseks on oluline haava puhastamine surnud koest, kas seal on siis koetükikesed või jällegi selle lapse näite puhul, või haavas on näha, et seal on kivitükikesi või mulda, siis tuleb see mustus eemaldada. Miks on vesi kõige parem lahus on sellepärast, et see ei vigasta meie haava, see ei takista haava enda paranemist, sest tegelikult inimese organism saab haava paranemisega ise hakkama. Haavas tekivad siis õiged rakud ja rakkude arengusüsteemid, mis tagavadki selle, et haav väldib infektsiooni koos immuunsüsteemiga ja kasvatab uued rakud ehk siis tekib armkude. Lisaks sellele, et haav tuleb puhastada, tuleb siis veritsus peatada, jälgida, et kui seal tekib eksudaati mingit sellist vedelikku või mäda, siis kõik see peab välja jooksma, selle peab eemaldama, kas siis veega või mõne antiseptilise vahendiga. Tuleb vähendada halba lõhna ja valu. Järgmine müüt, mida me käsitleme, on see, et arvatakse, et kui kipitab, järelikult toimib. Siinkohal ma teen sellegi vale väide ja ma teen ühe väikese sellise kirjandusliku kõrvalpõike. Üks minu lapsepõlve lemmikraamatutest oli Toitu ja ta sõprade seiklused.
kus oli lugu sellest, kuidas toitu sõitis gaseeritud autoga, tegi avarii, tal olid pinnud seljas ja tagumikus ja siis tuli arst, kes tõmbas need pinnud välja. Ja ka seal raamatus on öeldud, et arst paneb peale joodi ja ütleb, et algul kõrvetab, pärast jätab järele, ongi hea, kui jood natuke kipitab. Tegelikult see on meie lapsepõlve mälestustes ja vanaemade ajastust pärit mõte, et kui kipitab, järelikult toimib. Tegelikult täna ükski haavahooldusvahend ei tohi kipitada ega valu teha. Kõikidele haavahooldusvahenditele, ükskõik kas me räägime siis sidematerjalist või lahustest, on kehtestatud teatud reeglid, et missugune vahend on ohutu ja efektiivne. Nende hulgas on siis järgmised punktid, et see peab olema efektiivne vahend, kui ta on plaaster, siis ta peab tagama mehaanilise bakteriaalse kaitse. Need vahendid peavad säilitama haavas niiske keskkonna. Kui ma toon sellise näite, et kõrbes ei saa taimed kasvada, siis samamoodi haavas ei saa areneda armkude, kui seal ei ole piisavalt niisket keskkonda, et uued rakud saaksid areneda. Haavahooldusvahend peab laskma hingata, et loomulikult ta ei tohi kinni katta selliselt, et haav oleks ummuksis. Ta ei tohi kleepuda ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et ta peab olema ohutu, ta ei tohi kipitada, ta ei tohi valu teha, siis sellised kipituse meetodid tabavad vahendid ei ole tänapäeval enam mõistlik kasutada, et meil on olemas piisavalt vahendeid, mis on sellised, et ei tekita kipitust ega põletust. Hea on, kui need ravimid või vahendid on ka steriilsed ja kulutõhusad, need on siis sellised võib-olla lisamärksõnad, mis võiksid ka nendel vahenditel olemas olla. Kui me peame mingi antiseptikumi siiski valima, et kui tõesti selline vajadus on, siis me peame vaatama, et antibiootikum või see antiseptikum oleks võimalikult laia toimespektriga, et ta tõesti oleks efektiivne ja tapaks ära kõikvõimalikud bakterid, nii gram-positiivsed, gram-negatiivsed bakterid. Aga sealjuures me peame siis arvestama, et kipitada ei tohi. Antiseptikum peab ikkagi olema sama mugav ja mõnus kasutada, nagu me paneksime haava vett või füsioloogilist lahust, Ringeri lahust või siis inertset hüdrogeeli. Vaatame mõningaid selliseid aineid, mida ei ole võib-olla tänases kontekstis mõistlik kasutada, just kui me räägime kipitusest. Üks nendeks on vesinikperoksiid. See on selline aine, mis õhuga kokkupuutes kergesti laguneb veeks ja hapnikuks ja seetõttu ta mullitab. Vanasti arvati, et kui midagi haavas mullitab, siis järelikult puhastab, tervistab, aga tegelikult patsiendil on kipitus, valu, ebamugavus ja mida see mullitamine tähendab, on sisuliselt see, et haavas toimub mikroplahvatus. Me hävitame ära küll bakterid ja toome välja sealt võib-olla mustust haavast, aga me hävitame ära ka need õiged rakud, mis peaksid taastama haava enda kokkukasvamist. Nii et seetõttu tuleb täna kindlasti mõelda sellele, et vesinik on toksiline haavale. Vesinikku võib kasutada näiteks tervikliku naha puhastamiseks. No näiteks, kui naha peal on väga suur mustus, mida ei ole võimalik kuidagi lahti pesta, no näiteks kas või mingi õlisaastus, siis võib-olla vesinik aitab seda lahti lagundada, aga haavale või marrastusele kunagi ei tohiks vesinikku panna, see kipitab, see on valulik ja on toksiline haavakudede jaoks. Kolmas müüt, mida tahaksin kummutada, on see, et arvatakse, et tihtipeale, kui mul on mingi haav, siis ma tahaksin sinna midagi peale pihustada ja alkoholilahus võiks olla parim vahend mikroobide hävitamiseks haavas, sest me teame, et alkohol tapab baktereid. See on endiselt vale, aga vaatame mõningaid selliseid joodis või alkoholi sisaldavaid lahuseid, mida me meditsiinis kas võiksime või ei võiks kasutada. Jood on iseenesest meditsiinis väga pikalt kasutatud ja kasutatakse ka tänasel päeval antiseptilise vahendina. Tema eeliseks on see, et tal tõesti on väga lai antibiootiline või antibakteriaalne toime nii gram-positiivsetesse kui gram-negatiivsetesse bakteritesse. Nii et ta toimib hästi bakterite vastu.
Vanaaegselt on meil kasutuses olnud joodtinktuur. Ka täna on võimalik apteekidest joodtinktuuri osta ja kasutada, aga joodtinktuur on alkoholilahus. Alkohol iseenesest kuivatab haava, mistõttu, nagu ma enne ütlesin, et kõrbes ei saa kasvada taimed. Nad saavad kasvada ainult siis, kui keskkonnas on õhuniiskus piisav, jõed, vihmasajud ja haavaga on täpselt sama, et kui haav kuivab ja tekib koorik, siis koorik on nagu kõrb ja seal ei saa uued rakud kasvada. Joodtinktuur lisaks ka laguneb kiiresti, et ta võib teil kapis olla ja ta näeb välja täpselt samasugune kollane lahus, aga tegelikult ta on juba lagunenud ja kui te haavale panete, ta ei anna seda antibakteriaalset toimet, mida ta peaks andma. Kuna joodtinktuur on selline vanaaegne toode ja miks on kasutatud just joodtinktuuri on sellepärast, et jood vesilahuses ei lahustu, ta lahustub alkoholilahuses, siis tänapäevased vahendid on sellised alkoholi joodilahused, milles kasutatakse sellist keerulise nimega kompleksi nagu PVP-d ehk poloksameeljodiidi. See tähendab seda, et see on vesilahus, see on haavale mugavam, ohutum, valutum, aga jood on siis spetsiifilisse kompleksi keemiliselt viidud selleks, et teda vesikeskkonnas lahustada ja ta ei lagune kiiresti ning omab head ja ohutut toimet. Nii et braunoolipõhist PVP joodi tõesti on mõistlik kasutada ka tänapäeval, kui selleks on vajadus. Järgmine selline alkoholi sisaldav toode on brillentroheline. Nii nagu ka joodtinktuuris brillentrohelises on sees alkohol selleks, et seda siis lahustada ja lahuse keskkonda viia. Alkohol kuivatab, tekitab jällegi sellise keskkonna, mis ei ole mugav rakkude arenemiseks ja kus haav ei saa paraneda. Teine asi on see, et brillentroheline on väga tugeva rohelise värvusega. Seda kasutatakse peamiselt laboratoorselt preparaatide värvimiseks, aga võib algul tunduda põnev, et ta värvib haava roheliseks. Mis on probleem on see, et see värvus kestab päris pikalt ja kui haavas tekivad muutused, näiteks kollakas mäda või punane põletik, siis me ei ole võimalik seda värvuse erinevust näha, sest see roheline värvus on niivõrd tugev. Ja kolmas asi on ka see, et brillentroheline ei ole kuidagi patsiendi sõbralik, kipitab, on valulik ja ei ole mõistlik seda haava sisse panna. Lisaks on alkoholi sisaldus ka sellistes nahaantiseptikumides, millel on täiesti oma kindel koht ka haavaravis võib-olla, või ütleme naha ja antibakteriaalses ravis olemas. Et sellised biosed, nagu näiteks ka pildil on toodud, need on mõeldud tervikliku naha puhastamiseks. Näiteks, kui tehakse süsteid, võetakse verd, siis enne seda puhastatakse terve nahk sellise alkoholi sisaldava vahendiga üle ja see on täiesti mõistlik tegevus. Aga kui tegemist on haavaga, siis sellist alkoholi sisaldavat spreid ei tohiks üldse nahale ja haava sisse manustada. Need on täiesti mõistlikud ka näiteks reisile kaasavõtmiseks, et kui lähete kuhugi, kus käed on teil mustad, siis on võimalik terviklikku nahka puhastada, aga haava sisse ei tohiks neid kasutada. Neljas müüt, mida sooviksin ümber lükata, on see, et või nii-öelda pakkumine, et millised siis on need antiseptikumid, mille efektiivsus ja ohutus on teada, mida on võimalik siis kasutada, juhul kui selleks on tõesti vajadus. Toonitan uuesti, et kõige parem ja kõige odavam ja kõige mugavam patsiendi jaoks on puhas kraanivesi. Nii et kui tegemist on ka patsiendiga, kellel on suur haav või lapsega, kellel on suur haav või diabeetilise haavandiga, siis igapäevaselt puhta kraanivee all pesemine on kõige parem vahend. See võib olla ka lihtsalt maha voolav vesi. Oluline on mitte vigastada ja seda haava ja mitte liiga suure survega seda kraanivett lasta, et ta peab lihtsalt puhastama ja võtma pealt ära sellise mustuse kihi. Haigla tingimustes siis kasutatakse selleks ka füsioloogilist lahust.
Kui nüüd tõesti on vaja antiseptilist vahendit ikkagi kasutada, siis selleks sobivad näiteks joodilahus, mis on pesilahusena, Braunool, või sarnane joodisalv, Braunovidoon. Toonitan, et haav ei tohi olla ummuksis ja selline väga kinnine, aga joodisalv, Braunovidoon, ei ole lanoliinipõhine, nagu vanasti olid sellised väga paksud salvid, et tegemist on pigem sellise hüdrogeeli sarnase salviga. Sobivad ka näiteks Prontosaan lahusveakeel, lavaniid lahusveakeel, Octenisept lahusveakeel, et kõik need vahendid on apteekides kättesaadavad ja sobivad ka selliseks koduseks kasutamiseks, aga pigem äärmuslikus situatsioonis, et kõige mõistlikum ikkagi alustada kraaniveest. 5. müüt, millest tahaksin rääkida, on see, et haava sulgemine või avatud hoidmine. Vahel öeldakse, et haav tahab hingata, ei tohi kinni katta. Mina ütleksin niimoodi, et tõesti, haav tahab hingata, selles me oleme täiesti kindlad, aga haava tegelikult võiks küll kinni katta. Ma tõin juba varasemalt selle näite, et kõrbes ei saa taimed kasvada ja kui me jätame suure haava avatuks, siis võib juhtuda, et õhu käes see haav kuivab, tekib koorik ja koorikus samamoodi elusrakud ei saa kasvada ja haav ei saa paraneda. Et hästi oluline on tagada see, et haavas oleks niiske keskkond. See tähendab seda, et kui me paneme haavale peale plaastri või sideme, siis see peab olema selline, et ta peab võimaldama õhul liikuda, et haav saaks hingata. Ja tänapäevased plaastrid või sidematerjalid üldjuhul on ka sellised, mis tagavad haava hingamise, aga nad peavad siiski võimaldama sellist niisket keskkonda, et see kinni plaasterdamine või kinni sidumine teinekord annab just selle efekti. See ei tähenda seda, et näiteks tavalise sideme korral igapäevaselt ei võiks seda haava loputada kraaniveega, aga suuremad haavad võiks kinni katta ka juba sellel eesmärgil, et näiteks kui me mõtleme lapse põlve peale, mis sai vigastatud, siis võib-olla laps tahab edasi mängida õues, kus ta võib sinna haava uue mustuse sisse saada, et siis me ka kaitseme selle mustuse eest haava. Ja 6. ma tahaks veel rääkida ka põletushaavadest, et need on natuke teistsugused kui lihtsalt torke või vigastushaavad, aga kas nendega on seotud väga palju toredaid müüte. Näiteks vanaemade aegadest me teame, et maal vanaema juures põletushaava korral pandi peale hapukoort, mis võib-olla võeti külmkapist, oli hea jahe, justkui jahutas, aga hapukoort kindlasti ei tohiks põletushaava peale panna. Mis on hapukoore juures negatiivne on see, et ta sisaldab valku ja valk on väga hea sööde bakteritele. Ehk kui me paneme sellisele ohtlikule alale, mis on põletusest juba haaratud, head söödet bakteritele, siis me võime hoopis sellega tuua esile hoopis bakteriaalse infektsiooni. Põletushaava ei tohiks kunagi panna ka selliseid eeterlikke õlisid sisaldavaid vahendeid, ka pantenooli vahtu. Pantenool iseenesest on mõistlik ja hea vahend, aga see vaht ja tema miinus on see, et kui meil on haavas põletus, siis seal naha sees on soojus, mille me tahaksime juhtida nahapinnast eemale, aga kui me paneme selle vahu sinna naha peale, siis me sulgeme selle soojuse väljumise nahast ja me suurendame sellega vigastuse hulka. Seega alati peavad olema sellised vahendid, mis pigem viivad nahast välja soojust ja selleks on erinevad hüdrogeelipõhised lahused või keelid. Kindlasti ei tohiks ka alkoholi sisaldavaid lahuseid põletushaavale manustada, sest et nagu ka varem ütlesin, alkohol kuivatab, nii et pigem tekitab palju hullema tagajärje. Kasutada, mis tegelikult peaks olema igas koduses majapidamises olemas, on hüdrogeelid, siis kas Burn Shield või Burn Gel või näiteks ka selline 100% puhas aloekeel, tõesti selline puhas aloekeel, et mitte kosmeetilisi preparaati kasutada.
Ja enne veel võib-olla, kui kasutada neid keele, tuleks seda pinda esmalt jahutada. Ja jahutamisel tuleb meeles pidada, et ei ole mõistlik kasutada kohe jääkülma vett. See pigem tekitab naha sellise šokilaadse seisundi ja kudede kokkutõmbumise. See võiks olla selline mõistlik jahe kraanivesi. Kui tekib vajadus või võimalust kasutada siis külmakotti või võtate paki külmutatud herneid sügavkülmast ja tahate panna seda kas vigastusele või haavale või põletushaavale, siis tuleb meeles pidada, et alati sellele kotile või külmaelemendile tuleb ümber panna näiteks köögipaber, et otse haavale või otse vigastusele ei tohiks kunagi jääkotti või paberit või sellist batooni panna. Ja alles siis, kui on esmane jahutamine toimunud, siis võiks kasutada siis burn shieldi või burn geli, mida saab pikaajalisemalt peale manustada. Nende eelis on see, et need on sellised keelid, mis võimaldavad just naha seest kuumust välja suunata, nii et sellega me siis kiirendame seda põletushaava taastumist. Ja lõpetuseks ongi üks selline õpetussõna, et kui te peaksite oma elus sattuma sellise situatsiooni otsa, kus te mõtlete, kas seda mõistlik haavale panna või mitte, kas on ohutu, kas see kipitab või mitte, siis on selline lause, et ära manusta midagi haavale, mida sa ei julgeks omale silma manustada. Vett me julgeme tavaliselt omale silma manustada, kui midagi peaks silma minema, aga kas alkoholi sisaldavad või vesinikku sisaldavad ained keegi tahaks endale silma manustada, ma usun, et pigem ei. Nii et sellest lähtuvalt jätke meelde, et kõige parem haavahooldusvahend on puhas kraanivesi. Aitäh kõigile kuulamast ja ilusat haavahooldust!